26 anos de vida normal, sinto eu passei lendo jornal. 26 anos querendo você, 4 passei vendo TV. 26 anos de vida normal, sinto eu passei lendo jornal. 26 anos querendo você, 4 passei vendo TV. 26 anos. Mis sul veel teha vaja on? Mulle? Jah. Autol on vaja teha. Autol on vaja teha. Mis autol veel teha vaja on? Ventikas on vaja panna. Jahutusventilaator. Jahutusventilaator, et jahutaks ära. Ja jahutuslõdikud on ka veel vaja kinni keerata. Ühesõnaga nipet-näpet siin ikka fine tune, nagu ikka. Ja nokitsemist. Ja veendud, et kõik pärast toimib ja siis on vaja matkale minna. Ahah. No jääme ootama. Lähme matkale. Ja nagu käib või? See paneb küll vigat. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. There goes a sight from my soul. I think a fall angel just walked by. I think a fall angel just walked by. Nii palju rahvast avamispeol juba. Jaa, see on mitte ametlik. Mingid tüübid on kaugelt kohale tulnud. Tähistama. Ja tasuta ikkagi kriklit saada. Ma ei tea, kui vist teete siin? Dyname. On jah? Pille. Mõõdame horsepowerit. Runner ka või? Runner ka, jah. Badass parts. Näita, mis siin sees on. No, teen ukse lahti. Siin sees on tuunipillid tavaliselt. Alati ei ole tuunipillid, aga hetkel on. Aga see on sleeper tuunipill. No. Tundub nagu mingi 2-liitrine. Enne kuulmatu, siukest masinat ei oleks küll oodatud seda. Rida 6, E46. Aga näita veel, mis siin on. Vaata, meil on siin siuksed rullid põrandal. Siia rullide peal sõidad autoga ja Tõmbad nööridega kinni ja? Tõmbad nööridega kinni, hakkad sõitma ja näed, runner pärast ütleb sulle, palju horsepowerit on. No, palju oli runner? Praegult oli 142 kV-d rattast ja mingi 290 Newtonit. Aga kuule, ma kuulsin, et veel on mingi asju või? Mis asju veel? Töökoja põrandad ka värvisime, on ju? Värvisime. Näitad ka või? Absoluutselt, ma olen selle hülli. Ma olen vahet kaasa. Läheme vaatame tuppa ka. Vaata, meil siin tegelikult on project kaarid ka reas. On jah? Siin on Estfield katte all. E30 PEM-i mootoriga Mosse V8 turborull. Cosworth tagaveoline Ford Fiesta ja upgrade turboga CA18 S13. Päu. No, nii. Siin me ei saa kõiki vaadata, siin on igas küll. See on ka turbo vist. See on SWAP, see on ka turbo, see on mingi pill. See on siin vist olnud juba see on M52 SWAP Mosse. Väga ohtlik. Kõik jutud. Meil on siin veel neid M52 pille, Hendrikul eriti. Siin on ka jah? See on puhas engine SWAP toorik. See on 39 kilovatti. Ja mõõtsime ära, see on teada. Järgmist ta ei julgenud pinki panna, ma ei tea, mis ta teemad sellega on. Turbokas, pidi kõige võimsam olema, aga näed, ei tea tulemusi.
roheline Volvo, see on teada, see ei tee üldse see kuradi horsepowerit. See sinine ei läinud sellepärast pinki, et roheline tegi nii palju numbreid. Et sinine pidi minema remonti kõigepealt. Ja. Aga lähme vaatame edasi, meil siin kuradi toas elu käib, astu sisse, raketi baas. Põmm! Puhas põrand. Puhas põrand. Vaata enne seda talveunne minekut on kuidagi need vanad tuttavad pillid siit läbi astunud korra. Seda masinat oled näinud varem või? No seda me oleme päris palju näinud. Turbo M30, 3,5. Sõitnud siin ringi. Nüüd nipet-näpet nokitsemist ja sõidab edasi. Tore vaadata. Viimase peal. Seal üks meil mingi V8, E36, võib-olla olete näinud. Ka tuunipill. Praegult natukene tead räpane kapoti alt sõitnud ringi vaata. See ei jää kaamerasse, võin öelda. Väga hea. Tolmune ja siukene, noh. See oli suvine daily. Suvine daily, jah. Mõnus. Nipet-näpet, näpime natuke õhkvedrustust ja nipet-näpet asju ja läheb talveunne vahepeal puhkama. Kevadel uuesti. BMW on, tundub hetkel väga aktuaalne teema, siin neid E30-id on kuidagi hakanud palju tulema siia. Selle pilli paneme kokku, seda värviti kuskil ja ilmselt teeme ka engine swap'i mingi hetk, aga kõigepealt komplekteerime ära peale värvimist. Nii et hea sõber Taunus. Vana hea sõber Taunus. Siin juba lõpusirge paistis, aga kuna on vana auto, siis korra kuredi see lõpusirge läks pikemaks natukene. Võtsime mootori maha, teeme natuke keevitustöid, värvime kabu alt ära ja... Aga see on vist tavaline projektiautode puhul? No absoluutselt. Võtad midagi eest ära, leiad järgmise probleemse koha ja... On mõistlik ju korda teha? No absoluutselt. Mitte paneme mootori siia ette tagasi ja siis ei saa keevitada enam tulemüüri. Likvideeriks roost ära ja läheks edasi selle asjaga. Sellepärast on keeruline öelda, mis maksab swap? Absoluutselt. Kunagi ei tea neid agasid, mis ette tuleb, ette võib tulla. Absoluutselt. Aga ongi, keevitame ära, värvime kabualuse ära, läheb mootor peale tagasi ja siis juba varsti peale seda saame minna sinna kõrvalruumi, kust me just tulime. No, muidugi lähme. Ja panna selle pilli päriselt sõitma ka. No, viimase peal. Tead, kes siin töötab või? Siin muidu on üks sükene vend, et muutan selle juppe, siin ei ole üldse nii külm tegelikult. Meil on päris soe siin. Siin on väga okei temperatuur, mul vist hakkaski palab. Siin tavaliselt on üks vend, siuke raketibaasi pusaga siin tingib midagi, tõmbab neid juhtmeid siit kõrdi seina pealt nagu punub mingit patse kokku, mina ei tea, mis ta teeb. Siit laua alt võtab mingid karpe ka välja või? Ja siit võtab igast neid karpe välja, tõmbab kõredi suurema tolmu maha ja kõredi punub siia saba taha ja ma ei tea, midagi ta siin teeb, pärast need pillid käima lähevad igatahes. Ta enne vist oli seal või? Ta ennem oli seal ja me natukene siin muutsime planeeringut seoses töökoja koristuse, põrandavärvi ja muu upgrade'iga. Et ta oli ennem teisel pool. Nüüd ta on siin pool ja läheb siin. Mis seal toimub? Seal on siukene, seal me ootame ühte uut üllatuskülalist varsti mingi aja jooksul. Seal muidu teeme metallitöid erinevaid. Painutame plekki ja teeme mingid detaile ja torusid ja siin saab igast asju teha. Vaata, meil on siuke kollane asi ka siin. Selle kollase asja küljes, mis siin ripub, on selline asi. Siin ripuvad, selle kollase asja küljes ripuvad mootorid tavaliselt. Sest neid meile meeldib kogu aeg ju kapoti alt välja ja siis tagasi tõsta. Mitu korda järjest. Siin vaata tuleb tuju ja siis kõredi Mõnge tahab keevitada, Henrik tahab keevitada, äkki tahab mina ka keevitada ja siis nagu põmm, igaüks võtab oma käpa ja kõredi keevitab, vaata siin toimetab. Tahab, teeb mingeid muid asju veel, Henrik siin tundub restaureerib näiteks hetkel mingid detaile. Saame pleki painutada, saame teha erinevaid asju. Et seal on, seal kus see hõbedane sõber on. Hõbedane sõber. Kas seal töötad sina või? No, kuidagi on nii välja kujunenud, jaa. Sa tead, et ma olen nagu kolinud, juba 4. kord kolisin praegu oma lauaga või? Ma kõigepealt töötasin seal koos Margusega, siis ma töötasin siin ja siis tulid sina, siis ma kolisin sinna, kus kohas on nüüd meil need kus meil on hetkel ohvri altar. Ja, siin on mõned hetkureli,
siin ei ole kõik see kraam nagu, mis siin annetatud on, aga siin on mõned näidised. Mõned suuremad tükid on ammu juba sinna ümbertöötlemisele läinud, sest need olid liiga suured, et neid alles hoida. Ja eks need on ikka läinud ka, aga eks need lähevad ka prügimäele vahel. Aga nüüd nad ei lähe. No, paremad palad jätame siia. Muidugi, mõnus. Ja ma vaatan, et kui siin on mingi väljad ka või? Siin on mingid väljad, jah. Keskmised on eriti mõnusad. Teised on ka päris mõnusad, aga enda lemmikud on keskmised. Keskmised on sellest mõnusad, need ei ole müügiks või? Jaa, need on enda omad, nagu need mulle meeldivad selle pärast. Aga teised on kõik saadaval selles suhtes. Siin on erinevad auguvalemid, Volvole, BMW-le, vist on seda JDM-i ka? Japsi auguvalemit ja erinevaid mõõte, ET-sid, asju. 5x20 ja 5x14,3. Ja 5x108. Need on vist 2 tükki ainult. Aga neid saab? Neid saab, jah. Neid saab, nad ei ole kaugel. Et kirjuta, helista, leiame sobiva meile. Muidugi. Seal on üks valge tuba, aga sinna me ei lähe. Sinna me ei lähe, see on seal me oleme käinud seal küll juba. Seal nokitseme niisama, kui seda taunusega potialust hakkame tegema, siis lähme sinna võib-olla vaatama. Jah, siis vaatame seda tuba. Vaatame, mis seal toimub. Tead, kes seal pool ka töötab või? Vaata, seal mingi vend on. See on mõnge fabrication. See on see legendaarne laud või? Ei, ma tegelikult ootan, mille video valmis teete, et mul on vaja seal üleval see kokku lõigata, et tehke materjali kiiremini. Chop, aeg jookseb. Siin on mõnge customs on see osakond. Engine swap'i tahad oma Ford Taunusele. Pöördid ikka vana Bemmi mehe poole, kes nüüd on Fordi mees, vaata. Vabalt, Cosford 2.9. See Fordi mees, Margus? Ükskõik kuhu. Tal endal sama mootoriga masin ju, vaata, ta ikkagi teeb seda hea meelega seda pilli. Kinni silmi? Kinni silmi, jah. Ja siin ongi, siin toimetab mõnge. Meil vahepeal käis sealt kaadrist läbi üks Nokamitsiga vend ka. See vend toimetabki seal teisel pool seina, kus see väiksem pruun uks on. Badass Partsi düno-operaator siis. Meil on palju küsitud seda, kas see on raketibaasi päris düno või? Tegelikult selle Badass Parts tõi meile siia kõrval tuppa. Jah, me teeme koos Badass Partsiga nüüd düno. Runner käib, möllab, mõõdab jõudu. Me käime niisama, mõõdame kuredi silmaga, kui tuus on, vaata. Remondime, kui katki läheb. Ja aitame remontida, kui katki läheb. Vahel ikka läheb katki. No. Et tulge vaadake, ühesõnaga. Aga vaata, siin on veel ladu ka või? Ladu on ka, jah. See oli enne teise koha peal? See oli teise koha peal, see oli üldse natukene hägune, et mõned asjad olid ühes kohas, mõned asjad olid teises kohas. Aga mis see on, see suur õll asi? See on see, et kui tahad näiteks metallitöid teha, aga meil on suht kitsas tuba, ütleme nii, siis ei saa igal pool lõigata tuima näoga relakaga või keevitada. Põmm võtad kotsad kinni, tõmbad selle ette siia, vaata. Ja siin taga lõikad öllaliga vahepeal. Ja siis taunus ei saa sädemetega pihta. Oled peidu sees või? Absoluutselt. No näed, siin on meil ka. Siin on peidu sees asjad. Ongi, need mida ei taha, et näeks. Need saab sükse kursi alt saab vaadata. Keevitus võib paista, sest see on tööriist. Näed, meil on siin likvimolli õlid ja... Meil on õlid, värgid on kogu aeg olemas, sest õli läheb vaja, kui autodega töötad. Ja meil on siin natuke materjali ka. Meil on siin erinevad materjalid, et saaks toota custom juppe, kui on vaja mingid summuti juppe, mis iganes alumiinium, erinevad profiilid, värgid, torud, roostevaba. Et oleks võimalikult kiiresti edeneks kõik asi, et ei jääks mingite detailide tellimise taha. Et ongi, sellepärast hoiame endale laos sees. Poldid, mutrid, klambrid, värgid, särgid, kõike on, mis mõõtu tahad, tõmbad siit kohe peoga, vaata, põmm. Piduridetailid. Ega jumala eest vana mutrit tagasi panna. Vana mutrit ei taha üldse tagasi panna, jah. See on nii rõve. Kui on väga heas korras pill, vaata, kus on kõik mingi tehase kuredi. Aga üldjuhul, jah, sükeste project caride puhul on sealt mutriämbrist ja poldiämbrist need erinevad kuredi sarnased asjad läinud külge. Me saame panna kõik uued. Muidugi paneme uued. Klambrid samamoodi. Siin on kõik seda igast muud kama ka veel, vaata. Tahad hakata Volvole turbokolet tegema, põmm juba kohe saab alustada, tahad M50-le hakata, jälle juba läheb. Siin kuredi, ütleme nii, et kui tuleb tuju, see on tolmu all, vaata, seda tundub väga tihti ei vaadata.
tahad Toyotale 1.6-le, 1.4-le, 1.8-le turbokollet teha, saab ka seda nagu. Lebolt. Küsi ainult. Ja kui siit kohe nagu ei tule, siis meil... Siis on seal on see arvutusmasin. Jaa. Turboplantsi saab ka muidu vaata. Siin neid ka igast erinevaid. No kõike saab. Kurat T4, see on ikka palju horsepowerit juba nagu. Sain vahepeal hingata, vaatame ühe ütiga rääkisin terve selle. Ma käsi võitis ka ära juba. Aga siis on veel kontor ka, Kontor on ka, jaa. Kontori all saab pissil ka käia. Vaata, see kohvikus. Absoluutselt. See on petukas, vaata, kafee on kirjas, aga tegelikult sealt kõredi kafees ei ole. Ma viin kaamera Margusele. Vii kaamera Margusele, ja siis Margus saab selle asja, mis me praegu tegime videoks teha. Paneb kohe kokku selle. Ja. Upload ja... Absoluutselt. Kuule, aga davaiks siis? No davai. No jõu. No aga anna see teatepulk siia edasi. Näe, vaata.